Ja tegelikult on mul hea meel paluda kohe sissejuhatavaks vestluseks, et anda tänasele päevale toon kätte kaks meest. Ermeli juhatuse liige Argo Luude, Argo, ole hea, tule võtta siin istet, ja Saue vallavanem Andres Laisk. Nii et Andres, ole hea, tule võtta ka istet ja siis me saame juba... Ma istun siia poole. Tule siia poole, jah. Ja ma natukene sissejuhatuseks selles mõttes ütlen, et meie tänane päev, et jäätmed on muidugi selline asi, millest võiks vist lõputult rääkida. Ja see temaatika ei saa kunagi otsa, nii nagu ka jäätmed mulle tundub, et maailmas ei saa mitte kunagi otsa. Aga kuna meie tänane päev keskendub jäätmereformile, mis on palju elavat vastuaja tekitanud kõikides osapooltes ja mis üht-teist ikkagi ka suuremat muudab, et natukene seda kuidagi tooni kätte anda. Meil ongi siin üks kohaliku omavalitsuse esindaja olemas, üks ettevõtete esindaja olemas, et vaadata, kuidas siis nüüd pärast seda jäätmereformi peaks asjad edasi minema, et see toon kätte anda. Aga me räägime täna ka üldse uuesti ringlusesse võtmisest. Me keskendume täna plastijäätmetele ja vaatame, millised võimalused selleks üldse on või mis seisus me sellega oleme. Meil on täna kaks väga põnevat ettekannet, mis puudutavad ka välismaa näiteid, nii Soome kui Iirimaa näited, sellest, mismoodi neil see asi toimib ja millised ohud võib-olla on neil realiseerunud ja mida meil oleks neilt õppida. Ja meil on täna ka ees ootamas, kuna lähenemas on kohaliku omavalitsuse valimised, ka erakondade debatt, mis puudutab siis jäätmete uuesti ringlusesse võttu ja olukorda, milles me täna oleme. Aga arvestades, et jäätmereform muudab kohalike omavalitsuste jaoks võib-olla vaatad isegi rohkem, siis Andres, mis kasu omavalitsused saavad üldse sellest jäätmereformist? Ja aitäh. Tervist siis ka minu poolt. Tõepoolest olen Andres Laisk ja Saue vallavanem, õige pikka aega olnud. Jäätmetest tõesti saab väga pikalt rääkida, kahju, et kuulajaid nii vähe. Ei, mul... Aga kui küsimuse juurde tulla, siis seda jäätmereformi on ju arutatud õige pikalt ja oleme meiegi omavalitsusena selle kujunemisel kaasa rääkinud ja eks selles on ka ju fookust muudetud või vähemalt täpsustatud. Mina ütleksin, et sellisel kujul, nagu seda reformi alguses taheti välja pakkuda, oli see omavalitsustele selgelt kahjulik võrreldes tänase olukorraga. Liiga palju kohustavaid elemente, nii-öelda sund suunamisi, mis meie ettepanekul tuleks asendada pigem siis alternatiivsete võimaluste välja pakkumisena omavalitsuse valikul, säilitades siis nagu aru saama omavalitsuse autonoomiast, et igaüks oskab ise endale kõige parema mudeli välja valida pakutud võimalustest. Ja mul on hea meel tõdeda, et tundub, et selles suunas seda on nügitud ja selles suunas see vaikselt ka läheb. Mida ta nüüd tänase teadmise järgi paremaks muudab, tõenäoliselt võib öelda see, kui lahutatakse ära vedu ja nii-öelda töötlemine. See loodetavasti tekitab täiendavalt konkurentsi. Ma pean siinkohal ütlema, et meie Saue vallas 16 aasta jooksul meil on õnnestunud need tänases mudelis toimivad kontsessioonihanked läbi viia õnnestunult. Konkurentsi ei ole teadagi palju, aga alati on olnud vähemalt 2 pakkujat ja nad mõlemad teavad, et nad peavad üksteisest üle pakkuma ja sellest meile täiesti piisab. Ja meil on õnnestunud hea koostöö, nii et selles mõttes, kui nüüd ma veel toon ühe näite, me ühinesime 8 aastat tagasi 2 omavalitsusega, kus oli teistsugust mudelit rakendatud, oli vahelüli, siis see vahelüli kindlasti ei töötanud, tegi olukord halvemaks, nii et ma ei saa öelda, et Saue valla vaatest oleks olukord tänagi halb, aga seesama konkurentsi suurendamine kindlasti õige eesmärk, ei tohiks panna väga palju sundkohustusi, mis suunas peaks uuesti liikuma. Ja ma usun, et siis, kui me leiame selle mõistliku kompromissi, siis iga omavalitsus oma autonoomias, sest omavalitsused on väga erinevad ja nendel on väga erinev suurus ja võimekus üldse ka, saab siis välja pakutud alternatiivide vahel koostada endale sellise kõige mõistlikuma mudeli ja ma arvan, see oleks kõige suurem väärtus. Argo, kas ja mis kasu ettevõtted saavad sellest reformist? No mina alustaks nagu natukene kaugemalt, et mulle meeldib tegelikult Eesti riik, et nad leiavad selliseid kõlavaid nimesid, et siin on kirjas jäätmereform. Tegelikult, kui sisusse süveneda, siis tänase olukorraga võrreldes muutub ju sisuliselt ainult see, et kodumajapidamise või siis sinna tuleb juurde üks konteiner, kus seda veel ei ole, ehk see on siis segapakendi konteiner,
täna tegelikult väga paljudes majapidamistes on juba see segapakendi konteiner olemas ja see on tegelikult sisuliselt ainukene tajutav muutus, mida siis jäätmevaldaja näeb. Teine muutus, mida ta tõenäoliselt ka siis tundma hakkab, on see, et plaanitakse siis kehtestada põletusele maks ja tõsta ladestustasusid, ehk siis segaolmejäätmete äraandmine läheb kallimaks, aga ütleme, see on nagu siis see tuum. Nüüd igaüks peab ise hindama, et kas see muutus siis väärib nimereform või ei vääri. Mina ütlen, et see muutus ei vääri nimereform. Nüüd veel, mis siis muutub, on see, et tegelikult, nagu siin Andres juba kõrval ütles, et omavalitsused saavad siin võimalusi juurde, siis pigem võikski seda nimetada administratiivseks reformiks või võib-olla siis, ma ei tea, mingisuguseks omavalitsusreformiks või midagi sellist. Nüüd, mis tegelikult vastab ju ka tõele, on see, et ega Eestis ei ole jäätmete ringlusse võtuga nüüd lood sellised, et võiks nagu lakke hüpata. Muidugi, mina olen ise filosoofiliselt küsinud kogu aeg ühte küsimust ja ausalt öeldes ma ei ole saanudki kellegi käest head vastust, eks ju, vähemalt mitte riigi esindajate käest. Ja see küsimus on selline, et me elame Põhjamaal. Ja meil on sooja vaja, eks ju. Talvel läheb külmaks ja igal juhul me kuidagi peame oma neid majasid kütma. Täna, ütleme, inimkond ei oska teisiti sooja saada, kui nad peavad midagi põletama, eks. Ja nüüd, kui me oleme sellises olukorras, et me midagi igal juhul põletama peame selleks, et seda sooja saada, siis mis meil siis need alternatiivid on? Täna öeldakse, et põletage puitu, eks ju. Mina oma väikese peanupuga saan aru sellisest asjast, et ükskõik millise puiduliigi sa võtad, isegi näiteks kas või selle puidukoore, siis seda on ka kordades lihtsam ringlusse võtta ja sellest on kordades lihtsam mingisuguseid asju toota, kui nüüd näiteks ütleme nendest segajäätmetest. Et miks me siis ei võikski öelda seda, et põletame need jäätmed ära, sest meil ju niikuinii on vaja midagi põletada ja võtame selle võrra rohkem puitu ringlusse. Et täna me teeme nii, et põletame puidu ära ja siis üritame ninast veri väljas kuidagi jäätmeid ringlusse saada. Aga kuna need nõuded tulevad ka sealt Euroopa Liidust ja siis võib-olla siin Eestil ei ole väga palju seda, et ta saaks ise kuidagi neid asju siin mõjutada, jääme siis siia, et peaks need jäätmeid ringlusse võtma. Ja selles osas Eestis lood head ei ole, et midagi peaks tegema. Tõenäoliselt see nimetame siis reform, teeb natukene selles mõttes asja paremaks või ikkagi muutusi toob, et nii-öelda see liigiti kogutud pakendi hulk kasvab, eelkõige siis see müügipakend ja koos selle koguse kasvuga siis tõenäoliselt tekib ka mingisugust töötlemisvõimekust, mis seda materjali siis siin töötleb ja võib-olla midagi sellest jõuab ringlusse ka. Aga kas seda kõike nüüd nii suure, ütleme, paugu ja hurraaga on vaja teha, see on nagu küsimus. Kui vaadata üldse meedias hetkel selle debati kajastamist või jäätmereformi kajastamist, siis jääb ikkagi kuidagi nagu kõlama, vähemalt minu jaoks see foon, et kohalikud omavalitsused justkui saavad endale nüüd mingi kohustused, milleks nad võib-olla isegi valmis ei ole. Ja ettevõtetelt justkui võetakse midagi ära. Andres, kuidas sa näed seda praegu omavalitsuse koha pealt? Kõigepealt filosoofilises plaanis, et vastu vaielda, et see põletatava aine, algtooraine on see sama fossiilne kütus, nii et selles mõttes siis me võiksime ju otse naftat põletada ja ometigi selles osas me nagu liigume teises suunas. Nii et selles mõttes eks seal oma loogika on, aga see selleks jällegi, reform ei ole ju täna valmis. Me ei tea tegelikult, millisel kujul ta realiseerub. Ma saan rääkida oma viimasest teadmisest sellest, milline eelnõu täna menetluses on. Ja selle juures on siis nagu esiteks juba nimetatud komponent on siis see, et jäätmevaldaja saab teenust, võib saada teenust mitmelt ettevõttelt ehk et vedajalt ja ladustajalt ja töötlejalt, mille idee on olnud, et hind tuleks alla lõpptarbija jaoks. Ma väga kahtlen selles, et seda eesmärki lõpuks saavutab. Seda enam, et võivad tekkida veel sellised imelised olukorrad, kus lihtsalt ühte asulasse sõidavad 5 erineva jäätmekäitleja autod, eks ole, et äärmuslikus variandis. Et selles mõttes
see on jälle üks selline, kuidas ta lõpuks realiseerub, ei tea. Siis on selles reformis selline komponent nagu jäätmemaks, mis omavalitsuse jaoks peaks siis justkui aitama tegeleda selle osaga jäätmetest, mis ei ole jäätmevaldaja personaalses seoses, vaid on avalikus ruumis või siis nagu siin avaliku ruumi nagu viidud. Kindlasti õige eesmärk. Siin on siis vaieldud nagu selle üle, kuidas seda peaks koguma ja siin on tahetud panna nüüd omavalitsusele äärmuslikus variandis kogus ülesanne majandada kogu jäätmekäitlust läbi omavalitsuse eelarve, nii et omavalitsus hakkab ise esitama arveid jäätmevaldajale ja siis arveldab omakorda jäätme siis vedajaga ja jäätme siis nagu töötlejaga. See on kindlasti pööraselt hull loll mõte. Ma mõtlen just selle poole pealt, et täna nendel jäätmeettevõtetel on kõik need süsteemid ja inimesed olemas. Omavalitsus peaks kõiki neid hakkama nullist üles ehitama. Ja siin oleme meie pakkunud siis välja selle variandi, et jäätmemaksu kogumine võiks käia siis nagu tagurpidi. Ehk et jäätmemaksu kogub ikkagi siis jäätmeettevõte ja maksab selle siis tagurpidi omavalitsusele välja. Riigi poolt on vastu vaieldud, et ei saa ikka need ettevõtte kogub maksu, et see pole põhiseaduspärane, see on hästi minu arvates nagu kummaline jutt, sest käibemaksu koguvad kõik ettevõtted ja maksavad selle teisipidi siis nagu riigile ära, et siis nagu saab. Nii et selles mõttes ainuüksi sellepärast, et omavalitsus saaks selle õnnetu jäätmemaksu kätte, ei ole kindlasti mõistlik panna omavalitsusele kohustust hakata kogu seda süsteemi ise üles ehitama, arveldamissüsteem seal juures, võlgade väljanõudmissüsteem, see on terve maailm, eks ole. Meil ei ole küll kindlasti seda osa sellest vaja. Ja kokkuvõttes mina ideaalis näeksingi siis seda, et omavalitsus vastavalt oma suurusele, ta võib ka asuda koostööle jäätmekeskusega, võib-olla ta ei suuda üldse seda kas või hangetki läbi viia, aga meie puhul see näiteks ei ole ilmselt juhtum. Me tahame tõenäoliselt hoida seda jämedat otsa just tänases mõttes kontsessiooni realiseerimisel enda käes, mitte anda seda mingile vahemajandajale. Nagu ma eelnevalt siin viitasin, et meie ühinemispartneritel oli see toonases mõistes jäätmekeskus vahel, ta tekitas ainult nagu kommunikatsioonihäireid, ei muud. Nii et selles mõttes jõuan tagasi sinna, et jäätmemaks on okei, see, et lahutatakse ära vedu ja siis järeltöötlus, ladustamine ka on okei. Omavalitsus jätkuvalt peaks saama hankeid lihtsalt kujundada laiemas spektris, mitte ainult nagu ühishanget. Ja kui see läheb teistmoodi, siis on see omavalitsustele kahjulik. No sellest samast jäätmemaksust on ka kõlama jäänud justkui see, et kui see kohalikul omavalitsusele võimalus antakse, miks peaks kohalik omavalitsus selle kasutamata jätma oma tulubaasi suurendamiseks? Milline sinu seisukoht selle koha pealt? Ma hästi lühidalt resümeerin. See, et me peame oma avalike teenuste raames tegelema avalikus ruumis jäätmekäitluse korraldamisega on fakt. Ja loomulikult me saame, ma siis ütlen filosoofiliselt küsida, et kas me peame kõiki tegema ühe tulubaasi pealt ehk tulumaksu eest, mille eest me ehitame kooli ja lasteaedu ja pakkuma põhiteenuseid. Ja mina väidan, et sellised teenused peaksid olema seotud tarbijaga, et tarbijad ka ise tunnetavad, et see, mida nad tekitavad, et nad selle eest ka maksavad. Et siin peaks olema see põhjusliku seose teadvustamine üks oluline komponent. Ja seal peaks siis olema ka tulema mängu see aspekt, et need inimesed, kes rohkem sorteerivad, keskkonnateadlikumalt käituvad, sest tõenäoliselt on siiski tõestatud fakt, et kõige odavam on see sorteerimine algfaasis ehk et jäätmevaldaja juures, eks ole. Et need inimesed, kes siis rohkem sorteerivad, selle arvelt ka mingit majanduslikku võitu saavad ja see maks võiks seda ka mingil kuul näiteks kajastada. Argo, ma väga huviga kuuleks sinu poolt ka, et sa ettevõtja pilguga vaatad kogu seda süsteemi, mis maksustamist ja seda poolt puudutab. Ja tegelikult ega meie jäätme käitlejatena ja jäätmeettevõtetena oleme seda juba ikka aastaid kommunikeerinud, et omavalitsustele raha vaja on, eks ju. Et kui me läheme siin aastaid tagasi, siis oli ju selline süsteem, kui prügi valdavalt ladestati, siis oli ladestustasu, mida muide kogusid ka eraettevõtted ja kandsid selle siis riigile üle ja sellest ladestustasust 75% said omavalitsused tagasi. Ja omal ajal, kui see ladestusmaht oli päris suur, siis see summa oli ikka seal mingisugune 4 rohkem miljonit eurot aastas, eks ju, et kui me läheme siin tagasi 15 ja enam aastat, siis see oli ikkagi suur raha. Hiljem, kui tuli jäätmete põletamine ja siis kuidagi ladestustasu läks ainult sinna riigi kaukasse ja omavalitsus ei saanud enam midagi.
Ja selge see, et nagu Andres siin välja tõi, et täpselt ongi, et küll ja veel on neid probleeme, näiteks pakendi konteinerid. Et inimesed külma kõhuga panevad sinna pakendi konteinerite ümber maha mida iganes, eks ju, WC-potte, ehitusjäätmed, mida iganes. Ja siis on käinud lõputu vaidlus, meie oleme saanud Keskkonnainspektsiooni käest trahvi juhuslikult, kui me oleme olnud nende konteinerite tühjendajad, et miks seal konteineri ümber on jäätmed maas. Ja meie siis oleme jälle pidanud omavalitsustega kaklema siin ja isegi õiguskantsleri, kes on siin nagu sõna võtnud, et kelle jäätmed need siis on ja kes selle eest vastutab. Ja siin kunagi siis Riigikohus tegi lahendi, kus ta leidis, et kui jäätmevaldaja on jäätmed ära üle andnud siis, või nendest loobunud, et siis jäätmed kuuluvad omavalitsusele. Ja sealt siis tuli, et tegelikult omavalitsus peab siis vastutama nende jäätmete eest, mis seal konteinerite kõrval on. Ja tihti nüüd omavalitsused ongi teinud hanked, leidnud siis mingid ettevõtted, kes regulaarselt käivad neid konteinerite ümbrusi puhastamas. Nüüd küsimus on, et kus see raha siis tuleb, eks ju. Ja nii nagu Andres siin ütleski, et täna see raha tuleb siis sellest tulumaksust valdavalt, aga jäätmekäitluses ja üldse jäätmemajanduses on siuke põhimõte nagu Euroopa Liidus, et saastaja maksab. Ja see põhimõte on just nimelt sellepärast loodud, et seda saastamist vähendada. Sest muidu oleks sul ju väga lihtne elada, et sina saastad, keegi teine maksab. Aga et nüüd on niimoodi, et kui sa saastad, siis sa pead ka maksma, siis sa mõtled, et kuule, äkki ma saaks nagu kuidagi teistmoodi. Ehk siis ütleme, et põhimõtteliselt see, et tuleb see jäätmemaks ja omavalitsused saavad raha, see on õige, selles osas ei ole siin, ma arvan, mitte kellelgi vastuväiteid, aga samas olen ka täiesti nõus Andresega, et mõnes mõttes täiesti jabur on see viis, kuidas siis nüüd alguses oli see nagu lausaline, et nii ongi, et omavalitsused siis peavad hakkama osutama seda klienditeenindust ja siis arveid esitama ja siis nad selle arvete esitamise sinna siis panevad ühe komponendina selle maksuga juurde. Nüüd siis ütleme, et eks meie siis tegime seal arvamusi ja siis erinevad omavalitsused ja nüüd vähemalt selles eelnõus siis on tõesti võimalus sees, et selle võib ka lahendada niimoodi, et siis see, kes esitab arved, näiteks ütleme nüüd siis jäätmevedaja, siis tema kogub selle maksu kokku ja maksab selle siis edasi omavalitsusele. Et raha on juurde vaja, sest päeva lõpuks me kõik tahaks ju nagu puhtamat keskkonda enda. $1 miljoni küsimus. Mis võiks selles eelnõus olla, et mõlemad osapooled oleks rahul? Me oleme rääkinud mõnedest aspektidest, mille puhul ma saan aru, et on täitsa arukaid asju seal sees, midagi võib-olla on midagi, mis saaks parandada, aga mis oleks see, mis rahuldaks näiteks kohaliku omavalitsuse? Mulle tundub, et ma võib-olla ei ole selle eelnõu viimase tekstiga kursis, ma pean tunnistama, et ma viimati tegelesin selle teemaga võib-olla pisut süvitsi kuskil juunis, mais. Ja kuidagi on auk sisse tulnud, aga mulle siin öeldi, et ega selle eelnõuga pole ka vahepeal midagi juhtunud. Et kui me oleme jõudnud sellesse punkti, et me saame need kohustuslikud mudelid sealt välja, et meid ei sunnita seda teenuse portfelli üle võtma ja seda siis see jäätme, ma igaks juhuks ütlen ära, et see jäätmemaks, mis on tulemas, ei ole kaugeltki võrreldav selle kuluga, mis tekiks omavalitsusele, kui ta peaks kogu seda vahelüli hakkama ise nagu, et sellisel juhul ma ütleksin, et siis unustage see maks ära, et me parem teeme tulumaksu eest selle maa puhtaks, eks ole. See pakendiringlus on kindlasti üks teema, mis vajaks selgelt vastust. Tänane mudel ei tööta. Pakendiringlusorganisatsioonid peavad seda justkui ise majandama, aga nad ei vastuta selle eest, selles mõttes nad majandavad seda just nimelt selle loogika alusel, et mida vähem nad tööd teevad, seda kasulikum see neil on ja see on täiesti loogiline, mis tähendab seda, et ühendatakse konteinereid väga harva, mitte vajaduspõhiselt, mis viib ka lõpuks selleni, et need kohad kõigepealt muutuvad selle sihipärase prügiga või jäätmega siis vabandust, nii-öelda prügistatuks. Ja selle taustal juba tulevad inimesed ja hakkavad sinna panema kõike muud ka ja kokkuvõttes siis, nagu siin eelkõneleja just ütles, omavalitsus siis on see, kes saab sõimata esiteks ja teiseks, kes siis täiesti süüdimatute jäätmekäitlejate tekitatud kulusid peab katma. Et selles mõttes see põhimõte, et teadvustada paremini seda jäätme tekitaja ja mingisuguse maksuseost, see on ka väga oluline, ma arvan. Et ma julgen öelda, et tänases jällegi, mu tänase teadmise pealt ma rõhutan, et siin peab igas aspektis omavalitsusel õigus valida mudelit. Ma julgen väita, et teatud juhtudel omavalitsusel isegi võib olla kasulik jätkuvalt teha veo ja käitlushange või veo ja siis selle alustushange koos.
aga noh, ma arvan, see ei ole hetkel selle reformi juures kõige drastilisem probleem, et alati saab ju teha 2 eraldi hanget ja tõdeda, et mõlemad hanked võitis üks ettevõte. Et selles mõttes minu selline nii-öelda postulaat on olnud kogu aeg see, et omavalitsused on ise piisavalt targad, et jätta neile teatud otsustusõigus nende jaoks asjakohaste mudelite valikul. Kui me seome nende käed ja ütleme, et te peate just nimelt tegema nii, siis see sisuliselt tähendab seda, et keegi kuskil seal arvab, et ta teab täpselt, kuidas seda asja peab tegema, aga nad tegelikult ei tunne kohalikke olusid. See võib väga paljudest asjaoludest sõltuda, kui kaugel on kohalik lähim jäätmejaam, mis iganes aspektid võivad seal mängudel, kui suur on see omavalitsuse territoorium, kui palju on sul tiheasumit, kui palju on sul hajaasumit, võib-olla sul on vaja need kuidagi ära lahutada ja käsitleda, sest ilmselgelt näiteks on palju odavam kokku koguda prügi tiheasumis, aga mingil juhul ei tohi seda teha niimoodi, et sealt peab sõitma nagu 5 erineva firma autosid ringi, sest et siis me lihtsalt kokkuvõttes kaude saastame keskkonda palju rohkem. Ja nii edasi, et siin peaks nagu usaldama natuke omavalitsuste tarkust. Ma arvan, et kui see sinna sisse jääb, nagu minule täna teada on, siis ei peaks sellega olema ka vastuolu jäätmekäitlejatega. Margus, sama küsimus sulle. Ja noh, me oleme tegelikult seda ka välja ütelnud, et meie arvates nagu selle reformi suurim probleem ja kui öelda, et mis me tahaks, et seal teistmoodi oleks, on see, et tegelikult täna nagu see reform keskendub hästi palju liigiti kogumisele ehk sellele esimesele otsale, et kuidas me selle nagu kätte saame ja nii edasi. Aga tegelikkuses nagu siin ju ma ka enne ütlesin, et probleem on jäätmete ringlusse võtmisel. Ja ma olen seda näidet nagu hästi palju toonud, et kui sul probleem on see, et riigis on vähe kartuliputru, eks ju, ja nüüd sa keskendud ainult sellele, et kuidas kartul maast üles võtta, siis võib juhtuda see, et kartul võtad üles küll, aga putru ikka ei saa, eks ju. Ehk sellele ringlusse võtule reform tegelikult paneb hästi vähe tähelepanu ja selles osas mul on kuidagi kõhutunne, et ega me ikkagi ei saa pihta nendele ringlusse võtu sihtmääradele, mis sealt Euroopa Liidust tulevad. Ja noh, see oleks võib-olla, ja noh, seda sõnumit me oleme ministeeriumile ka selgelt edasi andnud, et see on asi, millega tegelema peaks, nad saavad sellest aru, nad ütlevad niimoodi, et jah, et noh, katsume nagu praegu selle poole ära teha, et siis noh, mingi aja pärast võtame siis selle ringlusse poole ette. Et lihtsalt nagu saada sisust aru, eks ju, siis ministeerium käib ja räägib, ütleb, et me toetame reformi raames omavalitsusi liigiti kogumise infrastruktuuri nii-öelda loomiseks 35 miljoniga ja siis ringlusse võttu toetame 14 miljoniga. Et noh, et see juba paneb nagu selle paika, et millega me tegeleme ja millega me ei tegele. Jah, rääkimata sellest, et meil väga sageli jõuame jällegi selleni, et meil ei ole tehnoloogiad ei eksisteerigi, et me saaksime selle jäätmega midagi üldse peale hakata, nagu näiteks Eestis vist hetkel on tekkinud, ma saan aru ka tekstiilijäätmetega, et kohustus on, aga mida me nendega peale hakkame ja selle peale kehitatakse õlgu. See pole ainult Eestis niimoodi, et ka Rootsis vist. Ja eile just Vikerraadio levitas uudist, et rootslased, kes on tegelikult ju ikkagi nagu Euroopas üsna tublid jäätmete liigiti kogumisel ja ringlusse võtmisel, astusid ka sammu tagasi ja ütlesid, et noh, sorry, eks ju, et pange ikkagi see tekstiil, mis on määrdunud ja katki nii-öelda segajäätmete hulka, et noh, pole lihtsalt võimekust sellega midagi teha, nii et jah, see tehnoloogia peab ka järgi jõudma, et muidu ongi, et nagu ma olen öelnud, et liigiti kogumine on tegelikult see, et sa teed ühest probleemsest kuhjast mitu probleemset kuhja. Ja nüüd on edasi küsimus, et aga mida sa siis nende probleemsete kuhjadega edasi teed? Sealt peab siis tulema see tehnoloogia ja kõik see mängu. Sellest me muide hakkame täna ka rääkima, me oleme võtnud võib-olla fookusesse rohkem täna siis just plastpakendi, mis riikliku jäätmete sortimise uuringu järgi, mis värskelt ju tuli, kindlasti kõik on jõudnud juba tutvuda, kes ei ole, siis väga soovitan, väga põnev lugemine on, et pakendijäätmetest moodustas kõige suurem osa plastpakend, hõlmates kaaluliselt ligikaudu poole, ehk siis 50,6% segaolmejäätmetes sisalduvatest pakendijäätmetest. Nii et, aga samas, mida me nendega peale hakkame, seda me saame täna juba siin arutada ja küsida, et kas meil üldse mingisuguseid võimalusi või tehnilisi lahendusi selle jaoks on. Ma tänan teid mõlemaid, aitäh, väike sissejuhatus on tehtud.